Iraani toetatud Huthid Jeemenis väitsid, et nad korraldasid droonirünnaku Saudi Aramco strateegiliselt olulisele Jazani rafineerimistehasele, mis põhjustas tulekahju, mis hiljem kustutati ja inimohvreid ei teatatud. See rünnak toimus vaid 2 päeva pärast seda, kui Saudi Araabia allkirjastas kollektiivse kaitseleppe Türgi ja Pakistaniga, mille kohaselt loetakse rünnak ühele neist rünnakuks kõigi 3 vastu. Rünnak tõstatab küsimusi selle kohta, kuidas uus liit reageerib ning suurendab survet piirkonna energiataristule, kuna laevaliiklus Hormuzi väinas on endiselt tõsiselt häiritud. Ja meiega liitub nüüd Hussein Abdul Hussein, Demokraatia Kaitsefondi teadur. Suur tänu, et meiega liitusite. Kas see on uue Saudi Araabia, Türgi ja Pakistani kaitsepaktiga esimene tõeline proovikivi ja millist vastust võiksime oodata? Ma ei usu, et keegi meist ootas, et see liit midagi muudaks. Me teame, et Saudi Araabia ja Pakistani vahel oli liik juba ammu enne selle allkirjastamist. Ja see nägi välja nagu eelminegi. Ja see on tõesti hämmastav. Ma mõtlen, Saudi Araabia on maailmas 8. suurim sõjaliste kulutuste tegija. Ja siis lisad sinna tuumariigi Pakistani ning seejärel Türgi, mis alati uhkustab, et tal on NATOs suuruselt 2. armee. Ja kui mõelda, et kõik need 3 riiki ei suuda vastu seista sellisele kokku klopsitud relvarühmitusele nagu Hutid, siis see on tõesti hämmastav. Nii et sa ütled, et keegi tegelikult ei oota, et selle pakti sõnadele järgneksid mingid teod. Mis selle mõte siis on, eriti just praegu? See meenutab Saudi Araabia välispoliitikat. See keskendub arvamuslugudele ja avaldustele rohkem kui tegelikele tegudele või sellele, mis päriselt kohapeal toimub. Varem näiteks 2 nädalat tagasi, kui Houthid ründasid Saudi Araabia tankerilaeva, Saudi ametnikud said kõne oma Pakistani kolleegidelt, kes pidid olema koos vastastikuses kaitsealliansis. Ja pakistanlased ütlesid, et nad mõistavad Houthide rünnaku hukka. Nii et me kõik teadsime, et tuleb veel avaldusi ja veel hukkamõistu. Keegi ei oodanud, et Pakistani või Türgi sõjavägi tuleks appi. Kui Saudi araablased ise püsti ei tõuse ja enda eest ei võitle, arvan ma, et neid tambitakse. Ja nad taluvad seda ilma vastu hakkamata. Kas võiks olla olukord, kus see pakt tegelikult jõustuks? Mida selleks vaja oleks? Kuulake, ma ei eelda, et pakistanlased suudaksid oma jõudu projitseerida nii kaugele oma piiridest nagu Saudi Araabia. Isegi kui Pakistanil on raketid, mis ulatuvad kuni 2000 kilomeetrini, jäävad paljud Saudi Araabia piirkonnad siiski Pakistani haardeulatusest välja. Ma ei ole kindel, et türklased on tõesti siirad. Me teame, et Türgi ja Saudi Araabia käituvad nüüd nagu sõbrad, kuid 2 poole vahel on palju rivaalitsemist. Nii et palun, jätka. Ei, jätka. Lõpeta oma mõte. Minu mõte on see, et kui sa oled Saudi Araabia ja sul on kõik need F-15, F-16 ja F-18 ja kogu see sõjaline arsenal, siis nüüd on aeg seda kasutada. Ja kui sa seda ei kasuta, siis keegi ei tule appi. Hästi. Ja räägi meile rohkem Houthi rünnaku ajastusest. No mõtlen mitte ainult kaitsepaktist, vaid ka laiemat konteksti, milles see praegu toimub. Houthide rünnak on Iraani sõnum, mis on seotud USA mereblokaadiga. Mida Iraan piirkonnale ütleb Ameerika Ühendriikidele ja kogu maailmale on see, et kas kõik saavad naftat eksportida või võtab Iraan kõik teised naftaeksportijad pantvangi ja keegi ei saa enam naftat eksportida. Nüüd, mida Saudi Araabia on teinud pärast Hormuzi sulgemist on see, et nad suunasid oma naftatootmise idast läände läbi oma torujuhtme ja hakkasid eksportima Punase mere kaudu. Nüüd ütlevad iraanlased, et nad sulgevad selle tagaukse ja Houthid on hakanud ründama naftatankereid. Nii et nüüd näete, et need 2 väina, Hormuz ja Bab el-Mandeb, toimivad kooskõlas. Ja just seda Iraan tahabki ning seda ongi Houthid teinud. See ongi see, mida Iraan tahab. Kui tõsine on oht Saudi naftataristule, eriti kui näeme, et laevandus Hormuzi väinas on häiritud ja milline on siin kontekst?
see on surmtõsine. Ma ei usu, et Saudi araablased on pärast oma riigi loomist 19. 30. aastatel nii suurt ohtu kogenud. Ma arvan, et tead, kui nad praegu oma sõjaväge enda kaitsmiseks ei kasuta, siis ma ei näe, millal võiks olla veel tõsisem hetk tegutsemiseks. Ja kahjuks ma ei usu, et nad tegutsevad. Mul pole aimugi, mida nad ootavad. Tead, ma ei ole kindel, kas nad arvavad, et kõik need avaldused ja fotoseansid toovad midagi kaasa. Aga kui nad ei astu samme ega seisa vastu hutidele ja iraanlastele ning ei ühine teistega, kes võitlevad Iraani ja hutide vastu, ma ei usu, et nad suudavad end tegelikult kaitsta või oma naftat eksportida. Hästi, Hussein Abdul Hussein siin selge sõnumiga Saudi Araabiale. Suur tänu!